Üha rohkem lapsi koolides ja lasteaedades saab süüa mahetoitu. Sellele annab hoogu Maaeluministeeriumi algatatud mahetoidu toetus haridusasutustele. Järgnevast videost saate teada, miks on mahetoit meile oluline, kuidas saab kasutada toitlustuse ökomärki ning millised piirkondlikud algatused ja edulood meil Eestis juba toimumas on. Kohe saate kuulda ühe toitlustaja, kooli ja lasteaia kogemusi mahetoidu kasutamisel ning mahetootjate koostööst nendega. Räägime ka sellest, kes ja kuidas saavad mahetoidu pakkumise toetust. Mahetoidu tootmine hoiab meie elukeskkonna puhtana ja paremini talitlevana, sest seda ei koormata sünteetiliste pestitsiidide ja väetistega ega GMO-dega. Mahetootmine soodustab ka elurikkuse säilimist. Lisaks pakub mahepõllumajandus loomadele paremat heaolu. Mahepiim, liha ja muna pärinevad loomadelt, kes saavad vabalt liikudes nautida päikest ja värsket õhku ning süüa mahesööta. Näiteks kanad, kes siblivad õues ja piimalehmad, kes söövad karjamaal. Mahetoidus ei ole meie organismile kahjulikke pestitsiidijääke, kunstlikke värve, lõhna- ja maitseaineid, suhkruasendajaid, maitse tugevdajaid ja teisi sünteetilisi lisaaineid. Mahetoidus on rohkem meie organismile kasulikke antioksudante ja rasvhappeid. Mahetootmise põhinõuded on samad kõigis Euroopa Liidu riikides. Eestis on riiklik kontrollsüsteem, mille kontrolli teeb Põllumajandus- ja Toiduamet. Kõik mahetootjad, töötlejad ja mahetoidu turustajad, sealhulgas hulgifirmad, on tunnustatud ja kantud mahepõllumajanduse registrisse. Mahe ehk ökotoidu tunnete ära Euroopa Liidu mahelogo järgi, kodumaistel toodetel võib lisaks olla ka Eesti ökomärk. Toitlustuses mahetoitu pakkudes saab sellele viidata mitmel moel. Mahetoitlustuse ökomärgiga, ilma ökomärgita, viidates konkreetsetele toidu toorainetele või kasutades mõlemaid võimalusi koos. Toitlustuse ökomärgil on olenevalt mahetoodangu osakaalust 3 astet, 20–50, 50–80 ja 80–100%. Arvestust võib pidada ka koguse või maksumuse põhjal. Ökomärgi arvestusperiood on 1 kuu ja arvestust peetakse eelmise kuu kohta. Ökomärgi kasutamiseks tuleb teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit ehk PTA-d. Seda saate teha Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kliendiportaalis või saates digiallkirjastatud avalduse e-mailiga PTA piirkondlikule esindusele. Mahetoitlustusest teavitamine ja edaspidine järelevalve on Eestis tasuta. Rohkem infot mahetoitlustamise kohta leiate juhendmaterjalidest, kas Maheklubi või PTA kodulehelt. 2023. aasta juunis viidati mahetoidu pakkumisele ökomärgiga ligi 120 lasteaias ja koolis. Seega on meil palju häid ja julgust andvaid eeskujusid ning ka innustavaid piirkondlikke algatusi. Tartu linn ja Võrumaa omavalitsused seadsid juba mitu aastat tagasi eesmärgiks pakkuda koolides, lasteaedades mahetoitu. Kuulame nende kogemusi. Tere, mina olen Sirle Sõstra-Oru, töötan Tartu linna valitsuses vanemspetsialistina ja minu peamisteks tööülesanneteks on siis Tartu linna haridusasutustes tervislikkuse edendamine, mis muu hulgas hõlmab ka riigihangete läbiviimist toitlustusteenuse osutajate leidmiseks haridusasutustesse. Tartu linn hakkas esmakordselt mahetoorainet riigihangetesse eelistama 2018. aastal, kuid tegelikult haridusasutuste teavitustöö tegemine toimus juba alates 2015. aastast. Esmased suunised selleks tulid lapsevanematelt, kes soovisid oma laste toidulauda tervislikumaks muuta ning seejärel juba tulid otsused ka poliitikutelt. Mahetooraine eelistamine haridusasutuste toitlustamisel on välja toodud Tartu linna arengukavas ning samuti on see ära märgitud viimases koalitsiooni kokkuleppes. Mahetooraine kasutamise nõue on Tartu toitlustushangetes sisse kirjutatud. Läbi riigihangete Tartu linn otsib siis toitlustusteenuse osutajaid oma haridusasutustesse. Ja peale seda, kui Maaeluministeerium mahetoetuse välja töötas ja hakkas seda pakkuma eelmisest aastast, siis peaaegu kõik Tartu linna haridusasutused omavad ka ökomärgist. Minu nimi on
Margus Timmo. Olen tegelikult arendusorganisatsiooni juht, mis tegutseb siis Setomaal ja otseseks ülesandeks on leida kõik võimalused selleks, et kuidas tugevdada piirkonna sellist jätkusuutlikkust ja majanduslikku võimekust ja see tegevus on siis laienenud nüüd Võru maakonda. Ise olen ka veel mahekasvataja, nii et mul on 38 000 mahedat mustsõstra põõsast. Meie selline üldse selle mahe suunas liikumine hakkas pihta 2018, kui Setomaa vald hakkas koostama arengukava ja tekkis grupp, kes leidsid, et kogu Setomaa võiks muutuda mahedaks. Pärast seda otsust Võru Arenduskeskus korraldas sellise toreda Hackintoni nagu Punki Mano, kus üle Võru maakonna kogunesid kõik huvilised ja entusiastid kokku ja siis hakkasime arutama, et kuidas siis jõuda selleni, et Võru maakond võiks kõiki oma lapsi toita veidi tervislikumalt, kui ta seda seni on teinud. Enne seda saime teada ka veel uuringu sellised natuke nukrad tulemused, et Võru maakonnas on oluliselt rohkem ülekaalusi lapsi kui teistes piirkondades, et mida siis me sellega ette võtame. Ja tegelikult üks näitaja veel, et tervena elatud aastate arv on veidi lühem kui on ka mujal Eesti piirkondades ja need olid kaks sellist olulist argumenti, mis võib-olla veensid ka meie 5 omavalitsust, nii volikogusid kui vallavalitsusi, et me peaksime midagi ette võtma. Nii et väga keeruline ei olnud nendega läbi rääkida ja ühist keelt nagu leida, et proovime siis seda teha laste toitlustamise kaudu. Ja see oli nüüd hästi oluline algatus, mida toetas siis ka Võru Arenduskeskus, nii et 18. septembril 2020 kirjutati alla siis ühine hea tahte kokkulepe, mis kõige tähtsam eesmärk oli seal sõnastatud selliselt, et 2024 jõuame siis kõikides 45 haridusasutuses vähemalt 20% mahetooraine tarbimiseni. Ja selle suunas oleme liikunud. Aga see pole ka ainuke kokkulepe, mida me selles hea tahte kokkuleppes kokku leppisime. Üks kokkulepe oli seega, et võimalikult palju kasutame kohalikku toorainet. Ja mahe võib-olla eelkõige see, et läbi selle kokkuleppe motiveerida tootjaid võimalikult palju kasvatama Võru maakonnas siis mahe toorainet, mida me saaksime siis kasutada kogu avaliku raha eest toitlustusasutustes, siis lasteasutused, hoolekogud ja miks mitte hiljem ka sõjavägi või kaitseväed, mis meie piirkonnas nagu asuvad. Ja täna oleme siis jõudnud üle poolte haridusasutuste, meil 45 siis hetkel on 24, neid, kes kasutavad mahetoorainet ja see protsess käib ja järjest lihtsam on seda teha. Nii et meil on juba maakonnas palju erinevaid kogemusi, kelle toel nagu õppida. Peame ütlema seda, et kõikidel koolidel ja lasteaedadel on veidi erinevad olukorrad ja me ei saa väga standardset ja seda pole võimalik ka käsu korras kindlasti üle viia. Ehk siis tegeleda tuleb kokkade sellise väärtuskasvatusega, võib-olla on tarvis neile uusi retsepte ja kuidas siis valmistada nagu sellist toitu, mis lastele ka meeldiks. Sest on ju 3 osapoolt, et see õnnestuks. Kõigepealt peavad olema, toit peab meeldima lastele ja laste vanematele, siis peab olema see haridusasutus, kool või lasteaed, nii kokkade kui ka juhtkonnaga valmis sellele teele asuma ja kolmandaks peab siis ka omavalitsus olema vähemalt sellega nõus, kui mitte otseselt nagu toetama. Nii et kui need kolm sellist tingimust on täidetud, siis on hea liikuda. Me oleme püüdnud kõik teha selleks, et kokk oleks uhke selle üle, et ta suudab lastele maitsvat toitu valmistada ja sellepärast oleme siis püüdnud nagu tema elu ja tema tööd võimalikult lihtsaks teha, ehk siis oleme töötanud välja retsepte, oleme viinud kokkasid õppereisidele, oleme teinud tippkokkadega koolitusi, oleme viinud kokkasid tootjate juurde, et nad näeksid, millise kvaliteediga see tooraine on võimalus tulema ja võib-olla selline kõige toredam sündmus on meil see, et iga aasta me teeme kõikidele siis haridusasutuste kokkadele sellise tänuürituse, sest Kokaamet on natukene tähelepanuta jäänud ja me igal juhul peame tõstma austust nende inimeste vastu, kes tegelikult meid toidavad.
mahetoidu pakkumine ei ole keeruline. Kui tahtmine on olemas, siis saab seda teha nii oma korraldatud toitlustusega lasteaedades ja koolides, kui ka toitlustusteenuse osutaja poolt. Minu nimi on Auli Vilep, ma olen Tusman Eesti, Lõuna-Eesti toitlustusjuht ja täna me oleme Tartu erakoolis. Tusman Eesti toitlustab lasteasutusi alates 2012. aastast. Ja 2019. aastast alustasime mahetoidu pakkumisega ja hetkel pakume üle Eesti 32 lasteasutuses mahetoitu. Mahetoitu pakume Tartus, Võrus, Räpinas, Tartu maakonna mitmes koolis, Otepääl, Pühajärves, Valgas, Paides, Narva linnakoolid ja Tallinnas. Toitlustuse ökomärgi kasutamisega seonduv arvestus on meie jaoks lihtne. See on mõistlik, see on hästi arusaadavaks tehtud ja ka PTA ehk siis Põllumajandus- ja Toiduameti töötaja kontroll selle märgi kasutamise üle on olnud alati kiire ja arusaadav ja töötajad PTA-s on olnud ka hästi mõistvad, toetavad ja abivalmid, aga tõepoolest selle märgi kasutamisega seonduvad tegevused, lisategevused ehk see arvestuse pidamine, see on tõepoolest lihtne. Kodumaisena me kasutame erinevat köögivilja, aedvilja, kartul, porgand, kaalikas, punapeed ja piim tuleb Võrumaalt ja see on siis Metsavenna talust. Kasutame mahedana erinevaid helbeid. Toidu valmistamisel alati on meil maheveiseliha, millel on hea kvaliteet. On ka külmutatud marjad ja külmutatud köögiviljad, mis on mahedana, aga need ei ole eestimaist päritolu. Välismaise toorainena mahedana kasutame me riisi, pastat, erinevad seemned, läätsed ja ka kanaliha kasutame nii kodumaist kui välismaist päritolu mahetoorainena. Mahetooraine kasutamine kooli või lasteaia toitlustuses on täpselt samasugune nagu kasutada ükskõik millist muud toorainet. Enamasti selle tellimine on kerge, kui on teada need kohad, kus tellida. Ja kui kasutada kodumaist mahetoorainet, ta on väga hea kvaliteediga. Meie ei ole saanud halba kvaliteeti ja ühtlasi see toetab ka ju meie maaelu arengut. Olen Helen Rennel, olen Kulina lasteaia direktor. Meie lasteaed alustas mahetooraine kasutamist 3-4 aastat tagasi. Esimesena võtsime kasutusele mahemunad ja üksikud jahutooted. Alates oktoobrist 2022 kasutab Kulina lasteaed toitlustuse ökomärki ja meil on 20–50% toorainest on mahe ja keskmiselt tuleb kuus meil kuskil 30%. Ja arvestame seda siis sisseostetud tooraine maksumusest. Kuna Kulina lasteaed on oma toitlustamises kogu aeg jälginud seda, et tooraine tuleks võimalikult kodu lähedalt, et siis oli ainuõige või loogiline samm see, et me järgmisena võtame kasutusele ka mahetooraine. Lähikonnast saame mahedana sisse osta sealiha, mett ja kartulit. Maakonnast ostame mune, broileriliha, kalkuniliha ja Eestis tervikuna tuleb siis lasteaeda peamiselt jahu, pudruhelbed, aga ka piimatooteid, juustu ning ka marju ja mahlu, moose. Need on põhilised, mida me siis mahetoorainena kasutame. Mahetooraine kasutuselevõtuga alguses me natukene pelgasime, et laste toidupäeva maksumus läheb äkki liiga kõrgeks ja vanemad ei ole nõus seda tasuma. Aga
meie hirm osutus asjatuks, et tegelikult saab väga kenasti kombineerida tavatooteid ja mahetooteid nii, et see toidupäeva maksumus üleliia kõrgeks ei tõuseks ja oleks vanematele vastuvõetav. Julgust andis juurde ka riigipoolne toetus mahetooraine kasutamisele ja meie oleme küll sellega rahul, et me saame lastele pakkuda puhast taimekaitsevahendite jääkidest vaba toorainet. Olen Antsla gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld. Omavalitsused otsustasid liituda mõttega, et koolitoidu pakkumisel kasutada mahetooraineid. Meie omavalitsus, Antsla vallavalitsus liitus sama mõttega ja meie arvasime, et meie võiksime selle kohe väga kiiresti ellu viia, kuna meil on 30-aastased kogemused oma põllu pealt kasvatada kooli toitlustamiseks juurvilju. Aga nüüd me siis tegime selle otsuse, et me selle rendipõllu jätame maha ja rentisime teise põllu mahepõllumehe käest, kus me siis taas kasvatame juurvilju. Miks me seda üldse tegime? Et miks see mahetooraine kasutamine võib-olla koolitoidus on väga oluline? Et tervis, inimese tervis. Eilsel päevalgi, kui oli 1. juuni, räägiti väga pikalt sellest, kuidas õpilased on ülekaalulised, et nad liiguvad vähe. Aga ega siis liikumine ainult ei ole see, mis aitab seda probleemi lahendada. Kindlasti on seal väga oluline roll ka toitlustamisel ja toitumise kultuuril üleüldiselt. Kui seadusandja hoolitseb selle eest, et koolitoit on tasakaalus valkude, rasvade ja süsivesikute poolest, siis see tooraine, mida koolisöökla ostab, selle eest saab hea seista siiski peaasjalikult iga kool ise. Et selle kultuuri saab sisse tuua nii koolisöökla, peakokk kui kooli juhtkond, et missugust toorainet me koolitoidu jaoks kasutame. Lisaks meie oma kasvatatud mahetoorainele me siis oleme teinud väga head koostööd meie mahepõllumehega Leese talu, Alo abiline, kes tarnib meile siis mahekartuli. Lisaks on hea koostöö Metsavenna taluga, kus tuleb meil siis piim. Mahedana ostame veel munad, helbed, siis on meil eestimaine veel veiseliha. Importkaubast on meil ainult mahemakaronid ja siis on meil Setomaalt Mustasest ramahl ja meie oma Urvaste kiriku juurest on õunamahl saadaval. Need on meie põhilised partnerid ja meie eesmärk on olnud ka, et nad oleksid võimalikult meie kodu lähedal. Ja kindlasti kõikide koolide otsused mahetooraine tarvitamise osas annavad nendele tootjatele impulsi ka rohkem seda toorainet toota ja oma tootmist võib-olla laiendada. 2021. aasta sügisel otsustasime me siis ökomärgise koolisööklale taotleda. Me alustasime kohe septembris aruandluse tegemisega ja tänu sellele, et meil on siis oma põld ja me ise kasvatame tooraine juurvilja näol, siis oli meil see üsna lihtne. Nii et esimese kuuga me saime juba üle 30% taotlusest täis ja käesolevaks hetkeks on meil 38–42% siis tooraine mahust mahetooraine. Miks ikka minna seda teed, et oma koolitoidu puhul kasutada mahetoorainet on eelkõige see, et see on väga kasulik.
ja see on tervislik ja mitte ainult õpilastele tänases päevas, vaid see on ka pikas perspektiivis väga oluline, et see aitab kujundada õpilaste toitumisharjumusi ju väga kaua ja aitab ka viia ellu seda põhimõtet kodudesse. Mina olen Antsla gümnaasiumi direktori asetäitja majandusalal ja tegelen siin koolis siis mahetoidu ja mahetooraine kasvatamise ja selle kasutamise koordineerimisega. Meie kasutame ANC toitlustusprogrammi ja ma kohe näitan teile, kuidas see käib. Programmis on välja toodud eraldi selline toidugrupp nagu mahe ja nüüd, kui ma vajutan selle maheda peal, siis näitab konkreetse kuu mahe osakaalu. Näiteks maikuus oli osakaal 42,66% ja kauba sisestamine käib siis selliselt, et valin lisakaupa lattu, lisan e-arve, mis on varem alla laetud ja kannan selle siia sisse. Ja tänu selle programmi arendusele on selle arvestuse pidamine ülimalt lihtne, et tulebki valida toidugrupp ja näitab kohe kuupõhiselt ära, missuguses koguses me oleme selle mahetooraine sisse ostnud. Meie kasutame kogusepõhiliselt arvestust, aga see programm võimaldab ka pidada arvestust rahalises väärtuses. Programmi eelis on ikkagi see, et meil oleks võimalikult vähe käsitööd ja suudame kõik asjad arvutis ära teha. Nii, mina olen Salo, Leesetalu peremees, Leese Mahe OÜ on mul ettevõtte nimi. Üsna väike mahetalu, tegelen praegu põhiliselt 3 kultuuriga: kartul, küüslauk ja vähesel määral ka sibul. Miks ma olen mahetootja just, et kui ma 5 aastat tagasi alustasin, siis ma kohe selle suuna võtsin. Sellepärast, et eesmärk oli kasvatada maailma parimat kartulit ja maailma parim kartul kasvab minu hinnangul ikkagi sellises puhtas loomulikus keskkonnas. Nii nagu looduses on see ette nähtud, et kus inimene siis väga jõuliselt ei sekku tehislike vahenditega, et ma arvan, et selline tootmisviis on nagu õige. Looduses peab mullas ja igal pool peab ikkagi selline tasakaal valitsema ja sinna väga jõuliselt sekkuda ei tohi, et muidu viib need asjad paigast ära. Nüüd mõne aasta olen tegelenud siis ka lasteasutustega siin lähedal: Antsla, Kuldre, Sõmerpalu, koolid, lasteaiad. Lasteasutused on selles mõttes head kliendid, et nad on hästi ette prognoositavad, et kui palju nad vajavad seda toorainet, millal nad suvepuhkusele lähevad, et selles mõttes on nad väga head kliendid tootjale. Samuti on selles mõttes head, kui lasteasutustes mahetoodangu osakaal tõuseb, et sellest üsna palju räägitakse. See teema on kuidagi päevakorral rohkem, et see võib-olla annab teadlikkust ka jaeklientidele, tavalistele inimestele, kes võib-olla selles tuules ka mahetoodangut võib-olla rohkem proovivad ja ostavad. Et see on ka hea väljund, et muidu võib-olla 95% nendest lastest kunagi seda minu näiteks kartulit ei saaks seda süüa, et võib-olla kodudesse ei osteta seda, aga nüüd koolis nad seda söövad ja see on nagu hea võimalus jõuda võimalikult paljudesse kodudesse oma kaubaga. Kohaliku Antsla kooliga on meil olnud selline koostöö nüüd viimased aastad, et nad kasutavad minu mahe sertifitseeritud maad oma köögiviljamaana, et nad kasvatavad oma mõned põllukultuurid, porgandid, peedid, kapsad, sellised ise minu maa peal. Minu panus on sinna, et ma võimaldan neile selle maajupi igal aastal, valmistan selle ette. Minu jaoks on see väga väike pingutus, et selles mõttes mul on hea meel, kui ma saan neid aidata selles osas. See tundub päris hea lahendus neile ja minule on see tõesti minimaalne pingutus, et neid niimoodi aidata. Et ma arvan, et rohkem koole võiks mõelda sellisele koostööle põllumehega. Teised mahetootjad võib-olla võiksid ka otsida ühte väljundit oma kauba turustamisele just lasteasutustest, et tundub, et see huvi ja vajadus selle vastu on nagu tõusuteel ja
ja võib-olla aidata neil siis seda toorainet leida, et ise võib-olla rohkem ühendust võtta ja pakkuda ja anda teada, et nad on sellise kaubaga nagu siin lähedal olemas. Tere, mina olen Meelis Mõttus ja ma olen siit Eestimaa kõige lõunapoolsemast nurgast. Meil on mitu kriisi üle ja mitu korda ühe reha peale astunud. Ja siis lõpuks kaua sa ikka sinna reha peale astuda tahad, ja siis me hakkame seda piima nagu ise müüma, et siis saaksime rohkem raha ja alustasime toorpiima müügist. Aga see toorpiima müük on väga valu ja vaevaline. Üks asi Veterinaarametile see üldse ei taha meeldida ja teine asi on, et Eesti seadused ei luba seda koolilastele üldse müüa. Ja siis tuli siit Võru maakonnast tuli veel omavalitsuste juhtidel siin paar aastat tagasi niisugune väga hea otsus, et 2024 20% koolitoidust peaks olema mahe. Ja me võtsime kohe kõrvad kikki, et see on väga hea uudis, et selline kohustus tuleb ja omavalitsuse juhid niisuguse lubaduse andsid, ja mina tegin siis sellise otsuse, et ostsin pastöriseerimismasina ja hakkasime piima pastöriseerima ja seda kooli müüma. Et 2,5 kuni 3 tonni piima me müüme iga nädal koolidele. Et see on juba päris kõva sõna ja me ei olegi nagu otsinud eriti kaugemat neid ostjaid. Et see Lõuna-Eesti piirkond on siia jäänud ja me oleme nende ostjatega väga rahul. Ja järgmisest aastast nad saavad kindlasti meie käest osta ka mahedat keefiri. Mulle meeldib koolidega koostööd teha, nad teavad enam-vähem, kui palju nad ostma peavad. Me arvame praegust, et me müüme võib-olla kuskil 40 või rohkemasse kooli, et ise veame kohale 29 kooli. Aga AMF-i kaudu me müüme ka, et see number võib olla üle 40, kuhu me veame siis koolid ja lasteaiad. Ma olen üliõnnelik, et ma saan neid koole, kes mul hästi lähedal on, et me saame nendele koolidele viia oma elektribussiga piima kohale. Et see on super luks, ja seda elektribussi saab laadida ka ju siis, kui sa ise tahad. Kui sa siin kuskil toodad piima ja selles samas piirkonnas, ütleme 150 kilomeetri raadiuses, sa saad selle maha müüa, siis sa suudad kõige väiksemad jälge sinna sellele loodusele tekitada. See on kõige parem, kui sa saad sealt koha pealt osta koha peal toodetud kaupa. Siis on endal hea ja ostjal on ka hea. Ja lapsed tunnevad ka rõõmu sellest tegevusest ja siis neil on võib-olla huvi ka rohkem tulevikus ka siin piirkonnas ise samasugust asja ajada. See ei pea olema hirmus suur, sa võid olla hästi väikene ja varustada ainult ühte lasteaeda näiteks. Ja siis on ka sust oluliselt rohkem ühiskonnale kasu, kui sa mingisugust, ma ei tea, suures tehases ühte mutrikest keerad. 2022. aasta sügisest hakkas riik toetama mahetoidu pakkumist haridusasutustes. Toetust saavad haridusasutuste pidajad nende haridusasutuste eest, kus kalendrikuus kasutatakse toidu valmistamisel vähemalt 20% mahetoitu ning sellest on teavitatud Põllumajandus- ja Toiduametit. PTA edastab andmed PRIA-le, kes saadab toetuse pakkumuse haridusasutuse pidajale, kes omakorda kinnitab, et ta toetust soovib. Kui haridusasutuse pidaja juba ühe kooli lasteaia eest saab toetust, siis järgmised toetuse nõuetele vastavad asutused lisab PRIA automaatselt toetuse saajateks. Toetuse summa arvestuse aluseks on EHIS olevate õpilaste arv. Toetust hakatakse arvestama sellest kuust, millal PRIA on teinud pakkumuse. Toetust makstakse 4 korda aastas. Maksetoetus ja makse tehakse kvartalile järgneval kuul. Kui mahetoidu osakaal langeb alla 20%, tuleb sellest teavitada PRIA-t kvartali lõpust 10 tööpäeva jooksul ja selle kuu eest toetust ei saa. Toetuse kohta saab lisainfot PRIA veebilehelt. Ma pean siin ka tunnustama Maaeluministeeriumi, kes on välja mõelnud sellise pisikese premeerimissüsteemi. Need, kes on saavutanud 20% mahetooraine kasutamist, on võimalik saada siis kvartaalselt toetust iga lapse kohta. Lasteaedadel natuke rohkem, seal on rohkem toidukordi ja koolidel natuke vähem ja tegelikult see summa ei olegi väike. Seetõttu ma arvan, et hästi oluline see, et võimalikult palju omavalitsusi liituks nagu selle liikumisega, sest see on tegelikult tähtis ka poliitika kujundamiseks. Selle aja jooksul olen mina nagu jõudnud selleni, et tegelikult ei ole see ainult
toidu pakkumine ja laste toitlustamine koolides või lasteaedades. See on tegelikult mõneti nagu ka väärtuskasvatus, kus lapsed saavad võimalusega valmistada ise toitu ja sellest toidust nagu räägitakse. Seal tekib austus toidu valmistaja või selle poka vastu, seal tekib austus kogu selle looduskeskkonna vastu, mille keskel me elame. Seal tekib nagu arusaam sellest elurikkusest, mida on tarvis tegelikult üldse mahetoitu kasvatada, sest need tingimused on hoopis teistsugused kui tavakasvatusel, kus siis taimekaitsevahenditega ja mineraalväetistega saadakse suured saagid, aga siin tuleb hoopis teistsugust lähenemist ettevõtjatel kasutada, et need maalapid midagi ka toodaksid. Meie oleme täna leidnud küll, et sellega me saame väga suure teene teha kogu Eesti jätkusuutlikkusele. Kõige rohkem aitab kindlasti seda mõtet ellu viia entusiasm, eeskuju ja pealehakkamine. Meie kooli näitel saab küll öelda, et see ei olnud mitte midagi eriti kaelamurdvat. Tuleb lihtsalt olla ettevõtlik, otsida endale sobivad partnerid. Muidugi on tore, kui sa saad need partnerid väga kodu lähedalt, aga tuleb olla siis ka paindlik ja leida esialgu võib-olla natuke kaugemalt, aga kui ettevõtjad saavad inspiratsiooni ja saavad kindlust selles osas, et nende toodangule on alati olemas tarbija, siis aasta-kahe jooksul kindlasti on neid ettevõtjaid, kes suurendavad oma toodangu mahtu, mahetoodangu mahtu ja samas võib ka nii mõnigi põllumees võtta kätte ja sellega alustada, et see on nagu, ja sellest tuleks rääkida, et elav eeskuju ja seda kommunikeerida piisavalt, siis see ei ole midagi keerulist. Meie oleme väikelasteaed, aga ma julgustan küll teisi haridusasutusi kasutusele võtma mahetoorainet, et tegelikult ei ole see asi nii hull, kui algul võib tunduda, et ei ole sugugi keeruline leida mahetoorainet, et Eestis on päris palju mahetootjaid, kelle toodangut saab edukalt kasutada. Ja praeguses ajaks minu meelest on mahetooraine ja tavatooraine see hinnavahe enam-vähem tasakaalustunud, et ei ole nii suuri kääre, kui see aastaid tagasi oli. Et ka kõikides järgnevates haridusasutuste toitlustushangetes on mahetooraine kasutamise nõue kenasti sees. Tartu linn kindlasti seda suunda jätkab, julgustab ka kõiki teisi seda teed käima.